Milline oli 2021. aasta rohefondide jaoks? Kui me alustasime 2021. aastat, siis ma ütlesin, et meil saab olema väga raske teha sellist 2020. aasta väärilist jätkuaastat rohefondiga. Mäletatavasti 2020. aastal meie rohefondi investeeringud tõusid 95%. See oli maruline algus rohepöördele. Aga ka aasta alguses ma arvasin, et meil õnnestub 2021. aastal roheinvesteeringutega raha teha. Laias laastus võib öelda, et nii ka läks, kuigi eks me ise sisimas lootsime, et meil ikkagi õnnestub rohkem seda raha teha. LHV pensionifond rohelise 2021 tulemuseks oli pluss 2,9 ja roheline pluss oli pluss 4,6. Oli selline positiivne aasta, aga kindlasti oleks tahtnud suuremat plussi seal näha. Arvestades seda, et meil oli 8 negatiivse tootlusega kuud ja 4 positiivse tootlusega kuud, et ma arvan, peab isegi rahul olema, et meil õnnestus aasta plussis lõpetada. Kus me head tootlust saime, ma arvan, kõige paremad investeeringud olid seotud elektrisõidukitega, elektrifitseerimisega, jäätmekäitlusega ja kindlasti soojustusmaterjalidega. Aga mis siis negatiivsed mõjusid fondil olid investeeringud, mis me oleme teinud päikeseenergiasse, tuuleenergiasse, vesinikutehnoloogiasse ja eelkõige just kiiresti tõusnud sisendi hindade tõttu möödunud aastal. Kokku on meil täna fondis 53 erinevat investeeringut lõppenud aastal. Kui me õigesti mäletan, siis me tegime seal kuskil 200-250 erinevat tehingut rohefondides ja osalesime 4 erinevas IPOs. Kuhu on rohelise fondi raha paigutatud? Kõige suurem osa meie fondist on täna paigutatud ikkagi taastuvenergiasse. See on kuskil 28%, mis seal on. Siis sinna otsa tuleb kohe 16% on akutehnoloogias, 16% elektrifitseerimisega seotud investeeringutes, 10% vesinikutehnoloogias. Sisuliselt ikkagi kogu portfell on seotud selliste investeeringutega, mis võidavad pikaajalisest rohepöördest. Ja kui me ettepoole vaatame, siis ma usun, et sellel alanud aastal me vaatame veelgi rohkem just akutehnoloogia suunas ja elektrifitseerimise seotud materjalide suunas. Mida oodata aastalt 2022? 2 aastaga on meie osaku väärtus kahekordistunud, et 2020. aasta oli suurepärane aasta, 2021 oli selline okei aasta, ikkagi okei selles mõttes, et meil õnnestus positiivset tootlust näidata, et 2 aasta peale kokku ma arvan, see tulemus on erakordselt hea. Ma ise arvan, et 2020. aasta märkis sellise pikaajalise suure rohepöörde algusaastat ja me nägime ka sellist marulist reaktsiooni börsidel ja 2021. aasta oli siis sellise marulise reaktsiooni järgne seedimise aasta. Aga ma usun, et eeldused raha tegemiseks roheinvesteeringute vallas on jätkuvalt väga head, et ma sellele 2022. aastale lähen vastu küll positiivselt meelestatuna.